Esimese maailmasõja ajal on jalgpall väheseid spordialasid, millega eestlased tegelevad. Sel ajal asutatakse koguni Tallinna jalapalliliiga, mille asutamist peeti mõnda aega Eesti Jalgpalliliidu sünnipäevaks. Jalgpalli veeremist soodustab ka välismaiste konkurentide olemasolu. Käiakse ise mängimas Peterburis ja meid külastavad soomlased. Näiteks Tallinna Olümpia alistab Soome meistri Helsingi jalgpalliklubi. Tallinna sadamas peatuvad eri riikide sõjalaevad, kelle meeskonnad kuival maal hea meelega vutti taovad. Kohtumisi korraldatakse ka sõjavangidest moodustatud meeskondadega. Peamiseks mängupaigaks on sadamalähedane Tornide väljak Tallinna linnamüüri kõrval. Briti allveelaeval teenib ohvitserina Todli nimeline mees, kes on väidetavalt endine profijalgpallur. Temast saab Tallinna Olümpia kesktormaja ja mängiv treener. Meeskond käib mängimas Peterburis, kus Todli teeskleb, et on eestlane. Meie ajakirjanduse sõnul olnud Britist käharapäine jalgpallur suur südamete murdja. Eesti neidudega mehkeldades õppinud ta ära eesti keele, armunud lõpuks ühte Eesti tüdrukusse, abiellunud siin ja viinud ka naise kaasa Inglismaale. Ühe allika kohaselt hukkunud Todli esimeses maailmasõjas.